Anu, mis sa teed? Mis ma teen? Mul ei lähe kleit selga, mul on vabariigi aastapäevale vaja minna vaata. Kõhulihased, kuradi liivakella figuur. Aga kui sa liivakella figuuri tahad, siis hoopis teeme teistmoodi. Pane need jalad siia maha, kus jalad peaksid käima. See masin ei ole päris selle jaoks mõeldud. Mis mõttes? No teeme sellega selga parem kui kõhulihast. Et see ei ole päris see. No liivakella figuuri jaoks ongi sul selga vaja teha. Siis sa saad ilusti siukse liivakella figuuri ka, nagu sa tahad saada. Eks masina peale paned ilusti raskused. Rind läheb vastu seda platet. Selg läheb tugevaks, võtad siit pulkadest kinni, natukene võib-olla madalamalt. Jalad ilusti tugevasti peale, kõhulihas tugevaks ja tuleb tõmme. Lükkad abalud selja taga ilusti kokku ja tuled tagasi ette. Lased täitsa ette venitussega. Ja tuleb uus tõmme, õlad hoiad ilusti all. Lased uuesti ette. Niimoodi saad liivakella keha. Kaua ma pean seda tegema niimoodi? No ikka oma jagu. Sul alles algaja, siis võtab aega. No aastapäevaks seda ilusaks. Aga mis tavaliselt juhtub, vaata inimesel on üks käsi pisut tugevam kui teine. No selle masina peal sa saadki teha seda, et sa hakkad ühe käega tegema, teise käega võtad siit näiteks. Teed üks käsi korraga, siis töötad unilateraalselt. Just, siis tugevdad natukene seda nõrgemat kätt rohkem. Näiteks teed paar kordust rohkem ja siis tugevama käega teed natukene vähem. Okei. Nüüd ma sain aru, sest mul nagu üks käsi tõmbaks nagu rohkem. Kuigi nad teevad mõlemad individuaalset tööd, et lõpuks nad jõuavad ikka ühte kohtada. Kas siin on midagi totaalselt valesti ka võimalik teha? Jaa, on võimalus pink liiga kõrgele panna, pink liiga madalale panna. On võimalus võtta liiga kõrgelt kinni. Tihtipeale tõstetakse hästi kõrgele oma õlad, ehk siis tõmmatakse siia pigem trapetsiga kui lailihasega. Et masinate peal on võimalus valesti teha, aga algajatele on masinad kindlasti lollikindlamad kui vabad raskused. Minul on ka probleem, et kuna ülitihti on kõik need masinad kinni ja ma tunnen, et ma olen piisavalt enesekindel vabade raskustega tegema, siis missugust harjutust mina võiks teha? Üks võimalus on teha kangiga ettekaldes tõmbeid näiteks. Aga lähme teeme neid ka. Anu jätame siia edasi. Anu jätame treenima. Las ta siin natuke rässib ka. Sinule paljas porgand on meil kang. Kangist võtad suhteliselt laialt kinni. Pealt haardes võtad kinni, lähed ette kaldesse. Rahu, Anu. Ära nüüd rapsi. Rahulikult. Tuled ette kaldesse. Tõmbad siia niimoodi, et küünarnukid tulevad natukene laiemalt, aga tulevad siukse viilkatuse moodi, et õlaliigesest kuni küünarliigeseni on niisugune väikene 45-kraadine nurk. Just, jälle samamoodi lükkad abalud selja taga kokku ja kui alla lähed, siis lased siit ilusti venitusse. Tubli, Anu, tubli. Jätka samamoodi. Ja jätad natukene rinnale, nii. Ja siis töötab samamoodi tegelikult põhimõtteliselt sama lihas nagu Anul. Anu hakkab vaikselt ära väsima, sa võid natuke puhata vahepeal. Tee väike paus. Ilus. Ja niimoodi on siis edasi natukene raskem saada oma raskust ka doseerida rohkem. Pluss sa paned oma kerelihaseka rohkem töösse kui masina peal. Aga kuulge, mul on üks probleem ainult, et tissidel on nagu ikkagi ebamugav siin kuidagi. Tissid saad üle ka tõsta. No nii suured nad mul nüüd ka ei ole. Tõstad selle pingi natukene kõrgemaks, siis sa saad siit kätega natukene mängida, ehk siis pinki saad tõsta siit tagant tegelt. Plõks, tõstame pingi natukene kõrgemale, tule korra pingi pealt maha. Nii, siis tõstame ta täitsa kõrgele, siis saad natukene, saad rinnad kohe puhkama panna ilusti. Loomulikult, see rinnad ei tohi vidistamise asetis. Just. Ja rahuliku tempo, rapsida ei ole vaja.